Ja nüüd kõik emad võivad tulla siia ette meile. Äkki Leho saab Paavelt. Jaa. Kallis taeva lisame tänadest kõikide meie emade eest ja kasutadki ütelda, et ilma neid ei oleks, aga ma palun lihtsalt, et sa õnnistaksid kõiki emasid täna, kes on siin, kes veel siin ei ole, kes on kus iganes nad on. Täname sind nende eest, kui me tõesti hindame ja väärtustame kõiki seda, mida nähes või nähtamatult nad meie jaoks on teinud. Ja selle palume lihtsalt sinu ülisuurt arvu nende üle, tarkust, sõnakuulelikkust ja jänu ja nälga sinu järele. Jeesuse Kristuse nimel. Sa õnnistaksid meie emasid või Jeesuse nimel. Ja siis äkki emade peal kuulime aseme, nemad toidavad kõige esimesed. Väärt iga laulu, mis siia laulda saan. Väärt kogu kiitust, mis siia tuua saan. Väärt iga hingetõmmet maailmas, elame su jaoks. Väärt kogu kiitust. Väärt kogu kiitust, mis siia tuua saan. Väärt iga hingetõmmet maailmas, elame su jaoks, elame su jaoks, Jeesus. Jeesus kõrgeim kõigist nimedest. Jeesus mu päästja, pole ühtki teist. Väärt iga hingetõmmet minu sees, elame su jaoks, sinu jaoks, Jeesus, su jaoks. Püha, pole teist su sarnast, pole sulle võrdset, avan silmad imetlusest, näita, kes oled sa ning täida mu süda ja mind suuna, armastama teisi mu püha. Püha, pole teist su sarnast, pole sulle võrdset, silmad imetluses, näita, kes oled sa ning täida mu süda ja mind suuna, armastama teisi mu ümber. Elu ehitan su armastusel, see on kindel alus. Usaldan vaid sind ma täiesti ja iialgi ei kõigu elus. Sinuga, Jeesus, sinu peale, Jeesus, ehitame oma elu. See on kindel alus, usaldan vaid sind ma täiesti ja iialgi ei kõigu. Püha, pole teist su sarnast, pole sulle võrdset, avan silmad imetlusest, näita, kes oled sa ning täida mu süda ja mind suuna, armastama teisi mu ümber. Ei ole su sarnast, Jeesus. Sa oled suur, Jeesus. Sa oled suur, Jeesus.
elame sinu sõna peale, sinu lähedal. Püha, pole teist sul sarnast, pole sulle võrdset, avan silmad imetluses. Näita, kes oled sa ning täida mu süda ja mind suuna, armastama teisi mu ümber. Ülistame sind, Jeesus. Sina oled väärt, issand. Aitäh sulle. Aitäh sulle, Jeesus. Sinu juurde tulen, sest et tean, mind täidad sa. Olles tühi sinu armastusest ammutan veel. Nii ma ootan sind, nii ma, ja Jeesus. Sinu juurde tulen, sest et tean, mind täidad sa. Olles tühi sinu armastusest ammutan, nii ma ootan sind, nii ma ootan sind. Ma langen põlvili, enda annan täiesti, vaid sulle, Jeesus, tahan elada. Koos. Ma langen põlvili, Jeesus, sinu ette, enda annan täiesti, vaid sulle, Jeesus, tahan elada. Murtuna su juurde jooksen, tean, mind ootan sa. Sind olles tean, su audutus mind mu elustab. Nii ma ootan sind, nii ma ootan sind. Võtame selle salmi veel kord. Murtuna su juurde jooksen, tean, mind ootan sa. Usu seda. Väsinud olles tean, su puudutus mind elustab. Nii ma ootan sind, nii ma ootan sind. Ma langen põlvili, enda annan täiesti, vaid sulle, Jeesus, saan elada. Ma langen põlvili, enda annan täiesti sulle, Jeesus.
ma langen põlvili, enda annan täiesti, vaid sulle, Jeesus, tahan elada. Ma langen põlvili sinu ees, enda annan täiesti. Võta meid, Jeesus, sulle, Jeesus, tahan elada. Aitäh sulle, vaid sulle, Jeesus, tahan elada. On Jumal mind aidanud. Siis esimene lugu on sellest, kuidas 4. klassis ma pidin andma enda eesti keele eksameid. Aga kuna ma tean eesti keelt kõige paremini klassis, siis õpetaja ütles, et tema annab mulle raskemad ülesanded. Ja need pidid olema 5. ja 6. klassi ülesanded sel ajal, kui mina olin 4. klassis. Mina muidugi hakkasin kohe muretsema, mida tegelikult teha ei tohi. Ma helistasin enda parimale sõbrale ja kuna ta oli ka kristlane, siis ta ütles, et palvetame. Me palvetasime temaga koos ja tegelikult terve aja, kui ma sain, ma palvetasin keeltes, kuna siis ma juba oskasin keeltes hästi palvetada ja ma palvetasin. Ja ma andsin selle eksami 100% täis hästi ja see läks väga hästi ja ma olen 5. klassis eesti keelega. Siis teine lugu on see, kuidas ma käisin enda parima sõbrannaga Liisaga võistlustel, tema tantsuvõistlustel ja ta väga ootas seda ja väga tahtis minna enda soolot tegema, mis toimus pühapäeval ja laupäeval pidi ta tegema ka enda grupitantsu. See läks neid väga hästi, ta oli väga rahul sellega ja nad said väga hea koha ka. Aga pühapäeva hommikul ta väga murestas selle üle. Ta ütles, et ta ei taha minna ja ta ei usu endasse. Ja siis me palvetasime ja ma palvetasin ka enda perega enne seda, kui ma sõidan Pärnusse. Ja me palvetasime ja Liisa sai väga hea koha ja talle väga meeldis enda soolo. Ja ma tänan ka enda pere selle eest, et nad tegid sellest salmist laulu, mida me laulame peaaegu iga õhtu. Ja ma olin nüüd maal laupäeval ja reedel ja ma enda vennaga iga hommik ja iga õhtu laulsin seda, kuna see on lihtsalt meie lemmiksalm. Ja aitäh! Tere kõikidele, et minu jutlus ei ole seotud emadepäevaga, sest et kui ma hakkasin selle peale mõtlema, millest ma räägin, siis ma ei teadnud, millisel päeval ma siia ette tulen ja seetõttu ma otsustasin, et ma täna räägin piiblist, piibli teemadel. Et see sobib tavaliselt igale Jumala teenistusele, ükskõik mis päeval see on, aga natukene täpsemalt ma räägin sellest, miks ja kuidas lugeda piiblit. Et minu jutlus on enne kõike mõeldud noorematele kristlastele, kes on kirikus käinud vähem kui 30 aastat, sest kui sa oled käinud rohkem, seal 40 ja 50 aastat juba, nagu mõned minu põlvkonna inimesed, siis võib-olla on piibli lugemine saanud harjumuseks. Aga see on täiesti kummaline, et tegelikult alati see nii ei ole. Nendes ringkondades, kus ma oma igapäevatööd teen, on tihtipeale selline väljend, et põhiseadus on tekst, mida kõige rohkem tsiteeritakse, aga mida kõige vähem loetakse. Ja paraku kipub see tihti olema ka piibliga samamoodi kristlikes ringkondades. Seda hästi palju tsiteeritakse, aga üllatavalt vähe loetakse. Eriti kui me räägime piibli süsteemsest lugemisest. Ja räägin siis täna pigem sissejuhatuseks sellest, miks piiblit lugeda
natukene sellest, kuidas piiblit lugeda. Ma keskendun sellele, miks me evangeelsete kristlastena ei tohiks tähelepanu alt välja jätta Vana Testamenti. Selle üle koguduses väga palju räägitakse ja paljudel juhtudel kristlased keskenduvad Uuele Testamendile, see on täiesti arusaadav, see räägib ennekõike Jeesusest, aga Jeesus ise ja apostlid Jeesuse ajal keskendusid Vanale Testamendile. Ütleme ausalt, ega siis sel ajal seda Uust Testamenti veel ei olnud, kui Jeesus ringi käis. Aga nii Jeesuse kui suuresti Pauluse, aga ka teiste sõnadest tuleb välja, kui tähtis tegelikult Vana Testament on. Piibli kohta kasutatakse väljendit Jumala sõna, mis tegelikult tähendab seda, et Jumal on sulle midagi öelnud. See on tema öeldud. Ja ta ei ole seda öelnud niisama, ta on seda sinule öelnud. Ja kui sa oled saanud usklikuks, siis võib-olla see ei ole kõige parem sõna, see on selline Facebooki väljend, aga sa oled suhtes Jumalaga. Ma ei tea, kui paljud teist on Facebookis oma suhtes staatuseks märkinud suhtes Jumalaga. Ma ei tea, kas Jumal on Facebookis, kas tal on konto seal. Mõnel AI tegelasel kindlasti on, aga kristlane on suhtes Jumalaga. Mis tähendab seda tegelikult, kui sa oled kellegagi suhtes, siis sa suhtled temaga. Sa tahad teda paremini tundma õppida. Aga on neid, kes ütlevad, et ma olen ju nagunii usklik, ma juba usun teda. Mis ma siis enam temaga suhtlen? See on sama hea kui inimene, kes on nüüd abiellunud. Mis ma naise või mehe kõika räägin, et tean ju, tunnen küll teda ju, mis ta nimi on ja mõnda asja veel tean ja tühja sellest, et nüüd elame edasi. Aga ikka ju, kui ärkad hommikul üles, näed oma abikaasat hommikul, pesed silmad puhtaks, ütled tere hommikust näiteks. See on suhtlus. Ja mõnikord meile tundub, et Jumal ei ütle meile midagi vastu. Aga see tähendab seda, et sa ei ole lugenud seda, mida ta sulle vastu ütleb. Jumal räägib tegelikult kogu aeg. Ja ennekõike ta räägib oma sõna läbi. Ta räägib ka teistmoodi. Hiobi raamatus on öeldud, et Jumal räägib ühel ja teisel viisil. Ja me tahaksime väga tegelikult, et Jumal räägiks meiega hästi palju ühel ja teisel viisil. Eriti sellel teisel viisil. Et me tahaksime, et Jumal räägis meiega täpselt nii, nagu ta rääkis Moosesega. Pühakiri ütleb, et Jumal rääkis Moosesega palgest palgesse, nagu mees räägib oma sõbraga. Me tahaksime ka, et sul on raske olukord, Jumal tuleb, füüsiliselt tuleb sinu juurde koju ja räägib, et nüüd on niiviisi. Tee seda. Jah, see oleks suurepärane, siis sa kohe usuksid seda. Või näiteks Pühakiri ütleb, et Jumal saadab oma sõnumitoojaid sinu juurde, ingleid. Ja Piiblis on väga palju näiteid nii Vanas kui ka Uues Testamendis, et Jumal saadab oma sõnumi ingli kaudu. Tuleb üks 18 meetri pikkune mõõgaga mees, seisab, ütleb, Ilmar, nüüd tee nii. Jah, võib-olla tõesti, nagu ausmeeste perekonnas on, et tihti ei tea, kelle järjekord on. Jumal ilmutab Heigole ingli kaudu. Sinu kord. Kui on nõudepesumasin, Heigo, siis on alati probleem sellest, kes need nõud sinna sisse paneb. Kes välja võtab, see on ka muidugi probleem. Ühesõnaga, tahaks selliseid käega katsutavaid ilmutusi. Pühakiri ütleb, et Jumal räägib unes. Mitmes kirjakohas Jumal räägib unes. Ja räägibki paljudele piibli tegelastele, prohvetitele, Joosepile, nii Vana-testamendi Joosepile kui ka Uue-testamendi Joosepile, Jeesuse maisele isale,
ilmutati asju unes. Ja tõepoolest, pühakiri ei eita seda. Aga teate, kõikide nende teistsuguste viiside puhul. Näiteks keegi üleloomulik tegelane ilmub sulle ja ütleb midagi. Või ingel ilmub sulle ja ütleb midagi. Või sa näed midagi unes. Kui suur on sinu kindlus, et selle isiku või sellisel viisil esitatud info on igal juhul Jumalalt? Ega seda kindlust ei ole. Kui sa mõtled näiteks oma unenägude peale, paljud teist näevad unenägusid unes, sa arvad, kui palju nendest on nagu Jumala allikast? Kui palju neist on sinu aju välja mõelnud ja kui palju neist on hoopis negatiivsest allikast? Kui ütleme, mul on üsna elav kujutlusvõime ja elava kujutlusvõimega inimesed näevad väga palju unenägusid. Ma näen väga palju unenägusid. Ja kui ma nüüd ütleksin, et kõik need unenäod on Jumalast, ma peaksin arsti juurde minema. Sellepärast, et hästi paljudes unenägudes ma näen, kuidas ma lendan. Et see on väga hea tunne unenäos, kuidas sa lendad. Erinevatel viisidel. Ja muide, mõned nendest lendamise unenägudest on pärast ülesärkamist osutunud teatud mõttes tõeseks. Oli üks, sellest on aastakümneid tagasi, kui ma nägin unes, et ma lendan ja minu kõrval lendab üks hävituslennuk. Ja me lendasime kõrvuti. Ma ei jäänud temast maha. See oli läänelennuk. Ma marki ei mäleta, aga läänelennuk. Ja me lendasime üle ühe tuumaelektrijaama. Ja mulle öeldi, vaata seal all toimub midagi. Ja kui ma hommikul üles tõusin ja tegin raadio lahti, siis öeldi, et Ignalina tuumajaamas oli toimunud mingisugune äpardus. Aga selliseid unenägusid on mitte protsentides, vaid promillides, millest sa võid midagi kinni hakata. Sellepärast, minu põhimõte unenägude puhul on see, et ükskõik, mida ma näen, ma panen nad riiulisse, ma unustan nad ära. Mitte mingil juhul, mitte ühelegi ka kõige ägedamale unenäole sai raja oma elu ega oma tulevikku. Ja kui hiljem selgub, et see oli tõene, et see oli mingi selline õige sõnum, väga hea, aga üldjuhul on see sinu aju tekitatud, sinu aju on hästi kaval. Inimese aju suudab võtta väga erinevatest allikatest infot, raamat, mida sa loed, ajaleht, mida sa loed, inimesed, kellega sa suhtled. Ja selle ajal, kui sina magad, sinu aju töötleb infot. Ta otsustab, mida ta võtab, mida ta ei võta. Ja paljusid neid asju, mida sinu aju võtab ja ei võta, ta töötleb öösel ja neid sa tegelikult näed unenägudes. Ja et see on tegelikult väga väike osa sellest, mis seal nagu tegelikkusele võib vastata. Nii et kõikidele nendele nii-öelda suurtele ilmutustele, mida meie tahaksime näha ja mis nagu justkui ütleksid meile, et see on nüüd päriselt ja et Jumal meiega räägib, me kunagi ei tea, kas selle taga on Jumal või ei ole. Ja nii nagu Abraham ühes Uue Testamendi loos ütleb rikkale mehele, kui nad ei usu Moosest ega prohveteid, ega nad ei usu ka siis, kui keegi surnuist üles tõuseb ja nende juurde läheb. Nii et tegelikult ainuke kindel asi, mis ei muutu, on pühakiri. Ja see sõnum kehtib kogu aeg. Kõik teised asjad võivad muutuvad vastavalt sinu tujudele, vastavalt sinu võimele ühte või teist asja vastu võtta, panna tähele või mitte. Aga Jumala sõna on see, mille Jumal on ilmutanud. Hästi paljud tänapäeva sellised võib-olla karismaatilisemad liikumised tunnustavad või tunnistavad väga paljusid erinevaid
prohvetkeid, kes tuuseldavad ühest riigist teise, neid on palju. See prohvet tuli sealt ja see prohvet tuli sealt ja see esitas selle sõnumi ja tihtipeale öeldakse veel, et aga selle prohveti sõnumid, kes nüüd mida ütles, on kõik läbi katsutud. See võib nii olla. Ma üldse ei eita ja ma olen ka näinud, et päriselt nii võib olla. Aga kui suur protsent tõelist prohveti kuulutust on nende sadade prohvetite sõnumites, ma ei oska seda öelda. Sest kui sa loed piiblit ja piibliprohveteid, siis mõnikord oli niiviisi, et prohveti kuulutuse ja selle täitumise vahel oli 500 aastat, oli 700 aastat. Ja tegelikult ainukene tõeline prohvetlik sõnum on sõnum pühakirjas. Ja meie ülesanne on pühakirja niisid tundma õppida, et õppida nägema pühakirja sõnumites seda prohvetlikku sõnumit sulle täna. Sinule tänases päevas. See on hämmastav tegelikult, kui sa piiblit rohkem lugema hakkad, kuidas Jumal hakkab sinuga rääkima nende salmide kaudu, mis on tuhandeid aastaid tagasi kirja pandud. See on üks omaette teekond ja sellepärast ma julgengi ka võib-olla kogenud kristlastele, kes on üle 30 aasta kirikus käinud, rääkida sellest, et piibli lugemine on väga tähtis. Psalm 84, salmid 6 ja 7. See on üks kõige olulisemaid salme, mis peaks meid julgustama piiblit lugema. Seal on sellised sõnad. Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad. Nutuorust läbi käies teevad nad selle allikate maaks, ka varajane vihm katab neid õnnistustega. Et esmapilgul nagu ei olegi üldse ju piibli lugemisega seotud. Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad. Tegelikult see salm ütleb, et sa oled õnnis, kui Jumala sõnum on sinu mõtteis. Ingliskeelses tõlkes on see südames. Tihtipeale sellised väljendid, mis eesti keeles on näiteks õpi pähe, no inglased ütlevad õpi südamesse. Ma tean seda südamest, mitte ei tea peast. Et see muide ei tähenda seda, et näiteks inglastel ja ameeriklastel on süda aju asemel või vastupidi, et nad on ikka anatoomiliselt on nad täpselt nii nagu meie, aga keeleliselt on lihtsalt teistmoodi välja kujunenud. No mõnel puhul, jah, kui Sinuhe Egiptlast lugeda, siis minu meelest tema seal või nemad oma vägijookadega rõõmustasid oma neerusid, mida ma ei soovita kindlasti kellelgi teha. Et pühad teekonnad on need, mida tegelikult pühakiri räägib. See ei ole palverännak, mida sa plaanid näiteks minna kuskile kloostrisse, et sa nüüd aasta aega mõtled, kuidas minna kloostrisse palverännakule, et see on see püha teekond, mis on mõttes või meeles, et see ei ole see. Püha teekond on see, millest pühakiri räägib ja sellel salmil on veel üks mõte. Ja see on hästi oluline jällegi, et see Jumala sõna, Jumala tekst, see, mida ta on rääkinud, ei ole ainult raamatus, vaid see on sul meeles, mõttes ja südames. Mille pärast mitmed, ütleme minu jaoks olulised kristlased, keda ma aeg-ajalt kuulan, loomulikult ma ei saa nimetamata jätta Derek Prince'i, aga veel mõningaid, kes ütlevad, et aga jätke piiblisalme endale ka meelde. Kui sul ei ole parasjagu Jumala sõna kaasas ja elekter läheb ära, seda juhtub, hiljuti Hispaanias ja Portugalis elekter läks ära, olid probleemid. Et kui sul ei ole ühtegi piiblisalmi peas, siis sa tegelikult oled nagu plindris omadega. Kristlasena on sul küllalt raske, piiblit käepärast ei ole, internetti minna ei saa, aga kui sul on mõtted pühast teekonnast peas, südames, siis sa võid käia nutuorust läbi
ja see teeb selle allikate maaks. Nii et see on ka hästi oluline, et üks oluline asi on piibli lugemine, teine asi on piibli salmide meelde jätmine. Kindlasti ma ei ütle, et sa pead piibli pähe õppima. Ma arvan, et see on üsna raske töö. Ma natuke saja pärast natuke statistikat ka piibli kohta, aga on hea, kui sa mingi hulga salme endale pähe jätnud. Terek Prints kuskil mainis, et umbes 200 sellist olulisemat kirja kohta on tal olnud siis peas, et neid kasutada. Esialgu võiks võib-olla 10 neid olla. Muide, asjade pähe õppimine on väga oluline. Tänapäeva ühiskonna üks selliseid üsna levinud haigusi on Alzheimer. Asjade pähe õppimine. Lisaks sellele ka ristsõnade lahendamine, sudokude lahendamine treenib aju selliselt, et isegi kui sul mingil eluperioodil selline haigus peaks tulema, siis see lükkab need sümptomid kaugemale. Sellepärast, et asjade pähe õppimine tekitab uusi seoseid ajurakkude vahel. Lihtsalt õpi asju pähe. Ja kõige mõistlikum, ma arvan, et võib-olla sa ei peaks Jevgeni Oneginit pähe õppima, mis muidugi treenib ka aju, aga piiblisalme. Õpid piiblisalme pähe. Mõne laulu, seesama laul võib salm 23, salm 91, mõned veel ja erinevad piiblisalmid nii vanast kui ka Uuest Testamendist. Need on igati kasulik pähe õppida. Psalm 119-105 on teine hästi oluline salm, miks lugeda piiblit. See salm ütleb, sinu sõna on mul jalale lambiks ja valguseks mu teerajal. See tähendab seda, et see on juhend. Jumala sõna on juhend, juhtnöör, mida ette võtta. Ja on hea, kui sa seda juhendit tunned. Me oleme tänapäeval harjunud igale poole, isegi oma kodumaja juurest poodi. Sa lähed niiviisi, et sa paned selle GPS-i endale peale, et siis ära ei eksiks, kui pood on 300 meetri kaugusel, kui elekter ära läheb, siis sa tiirutad maja ümber tükk aega enne, kui sa poodi jõuad. Selliseid asju on juhtunud küll, et on hea, kui sa kaarti tahad kasutada, et sa tegelikult tead seda, tunned seda kaarti, et sul on tegelikult see peas olemas. On hea, kui sa hakkad Tallinnast Tartusse sõitma, siis ära pane seda GPS-i, proovi niisama. Harjuta ennast, me tegelikult peaksime harjutama ennast uuesti ilma GPS-ita ühest kohast teise juhatama, et me oleme natukene liiga harjunud. See teeb meie aju laisaks ja tegelikult ei arenda meid üldse. Et see on igati kasulik on infot ka peas hoida. See on hämmastav, kui suur on meie aju maht ja kui vähe me sellest kasutame. Kuskilt ma lugesin, et meie aju salvestusmaht on 380 aastat HD kvaliteedist teleprogrammi. 380 aastat järjest kvaliteetset video ja audio faili. See on ikka päris, ma ei tea, mitu petabaiti see oli, aga see on tõsiselt suur maht, millest me üsna vähe kasutame. Muidugi see ei vasta ka päris tõele, et me kasutame ainult 3 või 4%, sellepärast, et meie aju tegeleb hästi paljude muude asjadega kui sellega, et asju meelde jätta. Me ei mõtle selle peale, aga näiteks sel ajal, kui sina magad, siis ta tegeleb selle sama asjaga, mida meelde jätta, mida unustada. Pärast küsime ja vastame. Siis näiteks, kui sa lähed trepist üles ja lihased tunnevad, et natuke oleks rohkem vaja hapnikku, siis läheb sõnum ajusse. Ja aju teeb ja reguleerib neid asju, et sinu lihased saaksid rohkem hapnikku. Et vererõhk natukene tõuseks. Kui sa tühja kõhuga tuled töölt ja lähed trollipeatuses trollibussist välja ja kuskil lähedal on üks ettevõtja, kes küpsetab grillkana, siis nii kui mõni üksik lõhnamolekul tuleb sinu ninna, siis sinu aju saadab sulle sõnumi, et
mine kiiresti ja osta see grillkana, sellepärast et seda sa tahad just praegu. Ta tegeleb nii paljude asjadega. Sinu aju tegeleb sellega, et kui sa käid näiteks metsavaheteel, siis tegelikult su silmad võtavad vastu mingit väikest osa sellest infost. Suurema osa ja suurema pildi paneb aju varasema kogemuse põhjal kokku. Ütleme, see on tohutu infotöötlus, mis seal käib. Kõik see, kuidas reguleeritakse meie immuunsüsteemi, meie seedimist, kõige sellega tegeleb aju ka. Nii et aju on vaja muidugi töös hoida. Piiblis on 2 suuremat osa. Meie tavapärases piiblis on Vana Testament ja Uus Testament. Ja Vanas Testamendis on 39 raamatut, Uues 27. Ja kokku on piiblis 1189 peatükki. Piibli uurijad on näinud väga erinevaid seoseid nende arvude vahel. Ma ei hakka seda arvude maagiat siia esile tooma, aga kui sa seda kuulad, siis teinekord on päris huvitav, et see, kes on juhtinud piibli koostamist, on päris hästi teadnud, kuidas neid asju omavahel ühendada. No kas või selline näide, et väga paljud piibli tekstide kirjapanijad, kes on erinevatel aastasadadel või erinevatel aastatuhandetel need kirja pannud, ei ole teineteist tundnud, võib-olla ei ole tundnud neid kõiki tekste, aga põhimõtteliselt need mõtted on samad. See on väga huvitav, et kuidagi moodi on nad omavahel kooskõlas. Ja ma ei tea, kas eestikeelse piibli teksti kohta sellist täpset infot on, tõenäoliselt on seda väga lihtne välja võtta, aga ingliskeelses piiblis on 3 116 480 tähemärki. See on siis 10 sellist üsna paksu raamatut. 3 miljonit, natuke üle 3 miljoni tähemärgi. No tõenäoliselt suurusjärk on eesti keeles sama, aga kuna keskmine sõnade pikkus inglise keeles ja eesti keeles on erinev, keskmine sõna eesti keeles on 7 tähemärki, inglise keeles 5-6, siis see tähemärkide arv võib olla erinev, aga see on üllatavalt mahukas raamat. Ja Vana Testament räägib enne kõike maailma loomisest ja Iisraeli rahva sünnist, Iisraeli riiklusest, käsuõpetusest. Ja Vana Testament räägib väga palju inimese ja Jumala suhtest, Jumala olemusest ja ka inimese olemusest. See tähendab seda, et nii Jumalat kui ka inimest tundma õppida, siis on hea Vana Testamenti lugeda. Ja Uus Testament räägib siis enne kõike Jeesuse loo. Aga seal on väga-väga palju muud infot ka kõrval. Ja nüüd, et selle juurde tagasi tulla, et kui tähtis on Vana Testament, siis ma loen Luuka evangeeliumi 24. peatükist 42. salmist. Nemad panid tema ette tüpki küpsetatud kala ja Jeesus võttis ja sõi nende silma all. Siis ütles Jeesus neile: need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin veel alles teiega, et kõik peab täide minema. Ja kuulake nüüd, mis on Jeesuse oluline sõnum. Kõik peab täide minema, mis Moosese seaduses ja prohvetites ja psalmides on minu kohta kirjutatud. Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama. See tähendab seda, et Jeesus ütles, et tema kohta, ehk siis Vana Testament räägib temast. Et meil ei ole tegelikult mitte mingit õigustust jätta Vana Testamenti kõrvale, sest kui me päriselt tahame Jeesust tundma õppida, siis me peame Vana Testamenti tundma. Ja Mattiuse 5:17 ütleb Jeesus: ärge arvake, et ma olen tulnud seadust või prohveteid tühistama, ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. See tähendab seda, et kõik see, mis tema
kohta seal kirjutatud on, alates esimese Moosese raamatu algusest kuni prohvet Malakia raamatuni Vanas Testamendis. Ja kõik räägib tegelikult Jeesuse loo. Ja Jeesus ise oma tegevuses ja oma sõnumites toob väga palju viiteid Vanast Testamendist. Ja sellel on siis 2 peamist põhjust. Üks on see, et näidata, et temast on seal kirjutatud, ja teine on see, et näidata, et Vana Testament on Jumala sõna. Mattuse 4. peatükis viib vaim Jeesuse kõrbe kiusata ja ma loen sealt edasi. Ja kui ta oli 40 päeva, 40 ööd paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte. Ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle, et need kivid leibadeks saaksid. Aga Jeesus vastas, kirjutatud on, inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Nii et Jeesus kohe viitas Vanale Testamendile, see on siis viide 5. Moosese raamatu 8. peatüki 3. salm. Kusjuures Jeesus, see on väga huvitav, et ta jätab kõrvale igasuguse ajaloolise konteksti. Võtab salmi, mis talle sellel hetkel sobib ja paneb selle kiusa ette. Et see on üsna huvitav. Et ta ei öelnud saatanale, et tule, võta nüüd piibel, loe läbi, tee ennast tuttavaks ajaloolise kontekstiga ja siis vaatame. Ei, Jeesus võttis väga konkreetse piiblisalmi ja ütles, mida see tähendab. See tähendab seda, et seesama mõte, et inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast Jumala sõnast. Ta ei ütle, et Jeesus ei ütle, et inimene ei ela üksnes leivast, vaid kõikidest Jumala sõnadest. See on ka õige, aga vaid ütleb igast Jumala sõnast. Mis tähendab seda, et iga Jumala sõna on see, mis tegelikult sind sinu kristlikus elus toetab. Ja sellest on päris palju räägitud kogudustes ka. Ja inimesed, kes on, ma ei ütle, et teoloogia õppimine on halb, teoloogia õppimine on väga kasulik. Näiteks meie pastorid on teoloogiat õppinud. See on igati tore. Aga teinekord võime me natukene puntrasse minna sellega, et me hakkame rääkima hästi palju ajaloolisest kontekstist. Sellest peab rääkima, seda peab teadma. Aga mitte alati ei saa me aluseks võtta ainult ajaloolist konteksti, vaid peame võtma konkreetse piiblisalmi. Meil on väga paljude asjade mõistmisel vaja ajaloolist konteksti, nii Uue Testamendi kui Vana Testamendi lugemisel, nende traditsioone me peame teadma, sellest väga paljud asjad saavad selgeks, kui me teame juudi traditsioone või see, miks ja kuidas Jeesus suhtles pidalitõbistega, kuidas ta käitus pimedatega, kuidas mõni pime käitub, kui ta tahab nägijaks saada. Miks ta oma kuue seljast ära võtab, miks ta viskab selle ära. Kõige selle jaoks on vaja ajaloolist konteksti, aga teinekord on vaja sul oskust kirsse noppida. See on üks ingliskeelne väljend, mille ma praegu üsna jõhkralt eesti keelde tõlkisin, cherry picking. Sa pead üles leidma antud olukorras selle kõige õigema salmi ja sellel püsima nii, nagu Jeesus hingevaenlasega vaieldes leidis üles selle õige salmi ja ütles selle. Et hingevaenlane tunneb piiblit väga hästi. Ta teab seda peast. Ta tunneb seda palju paremini kui meie kõik siin kokku tõenäoliselt. Nii et küsimus ei ole alati ajaloolises kontekstis, see on oluline, aga oluline on leida, nii nagu Derek Prince, mulle väga meeldib see väljend, õige ravim õige sümptomi ravimiseks. Et need on alati niiviisi
kooskõlas, et kui sul on väga suur mure ja sul on mingi konkreetne olukord, siis ei ole kasu sellest, kui keegi ütleb, loe piiblit ja tutvu ajaloolise kontekstiga, vaid sul on vaja väga konkreetset Jumala sõna, mida Jumal selles olukorras, olgu Vanas Testamendis või olgu Uues Testamendis, ütleb. Ja mõnikord on niiviisi, et mõnes piiblisalmis ongi nii, et sa ühest poolest piiblisalmist saad aru ainult tänu ajaloolisele kontekstile, aga teise poole jaoks selles piiblisalmis ei ole sul ajaloolist konteksti vaja. Üks väga hea näide on Teise ajaraamatu 16. peatüki 9. salm, kus ühes salmis on 2 mõtet, mis on täiesti erinevad. Ühest sa saad aru, mida Jumal sulle praegu ütleb, aga teisest arusaamiseks pead sa tundma ajaloolist konteksti. Ja see salm ütleb niiviisi. Sest Jehova silmad uitavad kogu maal, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. Seda sa tegid jõledasti, sest nüüdsest peale on sul sõjad. 2 täiesti erinevat mõtet. Esimene pool sellest salmist, sest Jehova silmad uitavad kogu maal, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega tema poole hoiavad. See räägib sellest, mida Jumal nii Vana Testamendi ajal kui praegu, milline on tema olemus, mida ta teeb. Ja seda sa tegid jõledasti, sest nüüdsest peale on sul sõjad. See viitab konkreetsele olukorrale, kus Juuda kuningas ei usaldanud Jumalat ja tegi kokkuleppe süürlastega ja palkas nad Iisraeli vastu. Et sellest aru saada, sa pead teadma ajaloolist konteksti. Aga et esimesest poolest aru saada, seda ajaloolist konteksti ei ole vaja. Sa saad sellest niigi aru, sest see salm ütleb seda, et mida Jumal, milline on tema olemus. Siis ma mainisin, et hingevaenlane tunneb piiblit ja loomulikult see tuleb siit samast, kui ma lugesin Mattuse evangeeliumi 4. peatükist, kui Jeesust kiusati, siis siit tuleb kohe välja, kui hästi hingevaenlane piiblit tunneb. Tal ei olnud kaasas nutitelefoni, tal ei ole olnud kaasas seda Vana Testamendi rullraamatut, vaid ta ütles, kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast alla, sest on kirjutatud. Vaadake, hingevaenlane ütleb Jeesuse ka, aga kirjutatud on. Jeesus ütles, kirjutatud on. Hingevaenlane ütles vastu, aga kirjutatud on. Sinu pärast käsib ta oma ingleid. Nemad kannavad siin kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks. Tähendab, hingevaenlane võib piiblit tsiteerides panna siin tegema lollakaid asju. Päriselt. Ja see oli ettepanek Jeesusele, hüppa alla. Kukuta ennast siit surnuks, küllap need inglid tulevad. Ja küllap me leiame kirjakoha, kus keegi pahatahtlik inimene ütleb, vaata, nii on kirjutada, et nüüd võta hoogu ja jookse vastu seina peaga. Ja vaata, kui tugev see sein on. Sest et, mitte vastu seinaga, et proovi üle hüpata, sest oma Jumalaga hüppan ma üle müüri. Proovi, jookse, võta hoogu, pane juraki. Pühakiri ütleb. Aga Jeesus vastab talle samuti Jumala sõnaga, sina ei tohi kiusata issandat oma Jumalat. Tõesti, piibli sõna väär kasutades saab teha täiesti nõmedaid asju, panna inimesi käituma väga nõmedalt ja ennekõike tänu meie ignorantsusele. Kui me ise pühakirja ei tunne, siis meil on võimalik nahk üle kõrvade tõmmata täiesti rahulikult. Väga paljude asjadega sõna otseses mõttes ja kas on see vist umbes nagu Janek eelmine kord rääkis, et umbes nii, et anna kõik ära, maksa kõik ära, toeta kõiki ja pärast on sul see taskud tühjad, tuul puhub rahakotis, ei ole mitte, mis ei ole veel Jumala peale vihane ka, et Jumal sind ei õnnista. Aga sa oled ise rumal olnud ja ei ole targasti mõelnud sellele, kuidas oma eelarvet planeerida. Sest pühakiri ütleb, Jumal armastab rõõmsat andjat. Ma mäletan, üks kristlik õpetaja ütles ka, hästi tuntud inimene, kelle nime ma ei maini, ütles, et sa pead andma nii, et on valus. Aga pühakiri ei ütle niisi. Pühakiri ütleb, et Jumal armastab rõõmsat andjat.
ja kas või kõige selle kümnise looga me peame seda teadma, et ega Jumal ei taha, et see, kui sina annad teistele ära, et sa ise jääd puudusesse. Paulus räägib sellest, et see peab olema tasakaalustatud. Et see, mis sul on üle, toetab teiste puudust, aga see peab olema tasakaalus. Et Piibel on tegelikult väga mõistlik raamat, aga seda väär kasutades saab, võib-olla ongi niiviisi, et on koguduses väga palju inimesi ja koguduse juhid, kuidas sa ütlesid, et annetavad juba lennukeid, eks ole ju. Ja sinna meil läheb aega, võib-olla võtame kõigepealt helikopteri. Aga jah, et tegelikult, kui sa annetad kas või selle kümnise puhul, muidugi, sina annetad Jumala töö jaoks. Aga kui sa ikkagi päevast päeva ja nädalast nädalasse näed, et nii kui see kümnis on korjatud, siis koguduse pastorid lähevad prassima kuskile. Meie omad ei lähe muide. Aga või vaatad, et pastorile ikka iga paari kuu tagant tekib uus auto, et alguses on Datsun ja siis on juba Porsche ja siis on Humvee juba ja siis ongi helikopter, eks ole ju. Et siis sa pead muutuma tähelepanelikuks, et kas see on see koht, kuhu sa tahad külvata. Sa pead ise tark olema. Ja selleks sa pead pühakirja teadma, et sind keegi haneks ei tõmbaks igasuguste asjadega, mida siin siis võib väär kasutada, sest pühakirja saab suurepäraselt väär kasutada ja see on üks hingevaenlase kõige olulisemaid töövõtteid. Ja ei tule mitte hingevaenlane sulle kõrva sisse sosistama seda, vaid ma ütleme Eesti konteksti ma nii hästi ei tea, aga kui sa internetis ringi käid, siis sa näed, et paljude nii-öelda selliste väga edukate koguduste pastorid edastavad sõnumeid, mis tegelikult ei ole päris kristlikud, mis on nagu pigem võib-olla omakasupüüdlikud. Et meil on tarkust vaja lihtsalt ja selleks, et seda tarkust oleks, me peaksime siis pühakirja rohkem teadma. Nii et Jeesus võtab saatana ettepanekutele vastu konkreetsed piibli salmid ja ta viitab vanale testamendile. Et see on üsna oluline. Ja piiblis on veel palju kohti, kus Jeesus seletab mingit sündmust. Näiteks abielu rikkumiselt tabatud naise juhtum, kuigi ma ei tea, miks ei ole abielu rikkumiselt tabatud mehe ja naise juhtum, et ainult see naine nagu rikkus abielu, et see on, jah, võib-olla, aga selleks on vaja teada ajaloolist konteksti, miks see nii oli. Aga see on siis Johannese 8. peatükis 3. salmist kirjatundjad ja variserid tõid abielu rikkumiselt tabatud naise. Panid nad keskele seisma ja ütlesid Jeesusele, õpetaja, see naine tabati abielu rikkumiselt. Mooses on seaduses käskinud niisugused kividega surnuks visatada. Mida sina nüüd ütled? Ja nad tahtsid tegelikult, nad nii-öelda kiusasid Jeesust. Ja Jeesus ei öelnud mitte midagi. Ta kükitas ja hakkas midagi maa peale kirjutama. Ja see on jällegi viide vanale testamendile, milleks tegelikult ei ole vaja teada mitte ajaloolist konteksti, vaid pühakirja. Ja Jeremia 17.13 ütleb, Issand Iisraeli lootus, kõik, kes sinu hülgavad, jäävad häbisse, kes minust taganevad, kirjutatakse põrmu, sest nad on jätnud maha elava veeallika, Issanda. Et Jeesus tegelikult, nagu mõned piibliuurijad arvavad, hakkas nende süüdistajate nimesid liiva peale kirjutama. Kirjutatakse põrmu, see tähendab, see tegelikult on väga tõsine nii-öelda kohtuotsus Jumala poolt, et kui sinu nimi kirjutatakse põrmu. Et jällegi, kui me tunneme Vana Testamenti, siis me saame aru, mida Jeesus teeb. Ja mitmeid selliseid viiteid on, mida Jeesus teeb. Ja millest me saame aru siis, kui me oleme lugenud Vana Testamenti. Ja Apostlite 9.22
on üks samuti väga oluline salm, et mõista, miks Vana Testament on tähtis. Muide, ega Vana Testament ei ole lihtne lugemine üldse. See on väga keeruline, väga nõudlik, aga ilma selleta me tegelikult ei saa kristlastena täiskasvanuks. Aga Apostlite 9.22 ütleb, see on üks mu lemmiksalme üldse Pauluse kohta. Aga Saulus läks järjest vägevamaks. See mulle meeldib. Kõlab väga hästi. Saulus läks järjest vägevamaks. Kujutage ette seda Saulust, kes oli juudi õpetlane, kellele meeldis väga kristlasi taga kiusata, kes tõenäoliselt teadis Vana Testamenti peast, suure tõenäosusega. Saulus läks järjest vägevamaks ja ajas juudid, kes Damaskuses elasid, kihama ning tõestas, et Jeesus on Kristus. Kuidas ta seda tõestas? Piibli abil ehk siis Vana Testamendi abil. See oli ainuke allikas, millele ta toetus, et näidata, et Jeesus on Kristus. Nii et ma kutsun üles Vana Testamenti ka lugema, aga kui sa oled noor kristlane, siis ära sellest kindlasti alusta. Et see on kõige halvem ja kõige ebaproduktiivsem mõte, kui sa piiblit varem lugenud ei ole, võtta see alates Vanast Testamendist ja hakata järjest piiblit läbi lugema. Sa jõuad 3. Moosese raamatusse ja tõenäoliselt siis sa vajad juba psühholoogilist abi. Sest sul ei ole võimalik sellest aru saada. Sa ei saa sellest lihtsalt aru. Sa jõuad selle kohani, milliseid loomi süüa, milliseid mitte süüa, kuidas neid süüa, mismoodi, kui palju rahvast tuli Iisraelist välja, kõik need suguharude nimekirjad, milleks mulle see on täiesti arusaamatu. Nii et selles mõttes piiblit tuleks lugema hakata kindlasti Uuest Testamendist mõnest evangeeliumist. On soovitatud 2, kas Matteuse või Luuka, ja mina soovitaksin Luuka evangeeliumit. Luuka evangeelium ta võib-olla annab kõige parema sissejuhatuse Jeesusele, kes ta on, kus ta tuli, mis on tema ülesanne, mis on tema sünnilugu, ja kui keegi on käinud jõulude ajal kirikus, seal loetakse alati selliseid salme. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu üles kirjutada kogu maailm. Selleks, et aru saada, mis Luteri kirikus või evangeelsetes kirikutes toimub, on hea seda piibli algust, Luuka evangeeliumi ehk Uue Testamendi algust teada. Ja et kõik läksid endid laskma kirja panna, igaüks oma linna. Nii et võib-olla esimesena siis Luuka evangeelium. Ja seejärel mitte minna võib-olla kohe kirjade juurde, vaid võtta teised evangeeliumid. Ja mitte lasta häirida ennast sellest, et erinevates evangeeliumides võib mõni sündmus olla kirjeldatud natukene teistmoodi. Seda on juba ammu tõestatud, et kui ühel sündmusel, näiteks liiklusõnnetusel, on 2 pealtnägijat, siis on 2 erinevat tunnistust. See on täiesti normaalne. Ja kui need on juba 3 või 4, siis on need lood erinevad. Ja kõige parem tõestus selleks, et tegemist on valetunnistusega, on see, kui kõik tunnistajad mingil põhjusel täpselt ühtemoodi kõike räägivad. Siis võib aru saada, et nad on omavahel kokku leppinud. Et kui nad on erinevad, see tegelikult näitab, et tegemist on tõeste tunnistustega, igaüks näeb natukene oma nurga alt ja mis oleks olnud kristlikul kirikul ajaloos lihtsam kui ühtlustada. Neil oli 2000 aastat aega peaaegu ühtlustada piibli teksti. Toimetada ära nii, et kõik evangeeliumid räägivad kõike täpselt ühtemoodi. See oleks väga lihtne olnud, aga seda ei ole tehtud. Need erisused on algusest peale sisse jäänud ja seetõttu võib öelda, et erinevad evangeeliumid räägivad natukene erinevalt mõnegatest asjadest, see on täiesti normaalne. Aga juhis, kuidas piiblit lugeda, on tegelikult prohvet Nehemia raamatu 8. peatüki 8. salmis. See on väga õpetlik. Siin on öeldud niiviisi. Ja nad lugesid raamatut, Jumala seadust peatükkide kaupa
ja andsid seletust nõnda, et loetust aru saadi. On see Vana Testament või Uus Testament? Kui sa loed ja ei saa aru, küsi seletust, loe uuesti. Meie piiblites, mis praegu on müügil, on hästi palju viiteid Uues Testamendis teistele Uue Testamendi kirjakohtadele, Uues Testamendis Vana Testamendi kirjakohtadele, Vanas Testamendis Uue Testamendi kirjakohtadele. Vaata neid viiteid, vaata paralleelkirjakohti, küsi Heigo ja Janeki käest, küsi kellegi teise käest, kes on rohkem piiblit lugenud. Ja ei tohiks jääda niiviisi, et sa nagu loed, aga ei saa aru. Tähendab, hästi oluline on arusaamine. Kusjuures, nii nagu vist prohvet Danieli raamatu lõpus on öeldud, arusaamine kasvab. See on üllatav, kuidas tegelikult, kuigi me lähme piibli aegadest kogu aeg nagu kaugemale ja kaugemale, siis arusaamine sellest, mis toimus Vanas Testamendis ja ka Uue Testamendi ajal, see kasvab, sest üha tuleb välja uusi allikaid, uusi viiteid, uusi tõlgendusi. Keel muutub, sõnade tähendused muutuvad ja paljudki asjad saavad meile palju arusaadavamaks. Et kui on läbi loetud evangeeliumid, siis võiks võtta apostlite teod. Apostlite teod on tõesti selline üks põnevusjutt, mis räägib meile koguduse sündimisest, paljuski Paulusest, sellest, kes siis oli kunagi Saulus. Ja kui on apostlite teod läbi loetud, siis võiks võtta Pauluse kirjad korintlastele, efeslastele, Timoteosele. Nüüd Rooma kirjaga on natukene selline probleem, et see on erakordselt nõudlik. Paljud nimetavad seda väga üheks nõudlikumaks antiikaja tekstiks, antiikaja filosoofiliseks tekstiks üldse. See on hästi keeruline. Nii et kui sul on mingisugune piibli tundmise vundament juba all, siis võib hakata lugema Rooma kirja. Vana Testamendi puhul loomulikult esimene Moosese raamat on selles mõttes huvitav, et need loomislood, veeuputuse lugu, Paabeli torni lugu, kõik sellised lood, et need on lihtsalt ajalooliselt ja kultuurilooliselt meile kuskilt juba võib-olla tuttavad. Seal sellist võõristust ei teki. Moosese teine raamat, kus me lähme Egiptusest välja, käsuõpetuse tulek, kõik selline, et see on lihtsamini loetav. Nagu ma ütlesin, 3., 4., võib-olla 5. Moosese raamatu puhul on natukene keerulisem, kuigi 5. on jällegi lihtsam kui 3. ja 4., sest seal korratakse kogu seda käsuõpetust ja seda, mida meile alguses on räägitud. Aga mida kindlasti pärast Uut Testamenti võiks soovitada lugeda, on õpetussõnade raamat ja koguja raamat. Need on sellised hästi eluterved ja hämmastavalt aktuaalsed õpetused ka tänasesse päeva, kuigi sellest on üle 3000 aasta, kui need mõtted kirja pandi. Ja siis psalmid, ehk siis Taaveti lauluraamat, millest mitte kõik ei ole Taaveti kirja pandud, paljud on, aga kõik ei ole. Ja mida kindlasti ei tohiks ka võtta nii nagu juturaamatut või romaani, et sa järjest loed kogu selle läbi. Psalmid on sellised hästi sügava mõttega raamatud või ütleme lood vaimulikust võitlusest. Seal on hästi palju vaimulikku võitlust. Ja need on sellised lood, mis aitavad nagu väga palju vaimulikult kasvada. Ja siis võib-olla, kui sul on juba selline vundament olemas, siis kohtumõistjate raamatud, Saamueli kuningate ajaraamatud ja jällegi Hiobi raamat on selline, mis on filosoofiliselt hästi keeruline. Hästi raske kannatuste küsimus, kuidas kannatustest läbi minna, kuidas kannatustest ellu jääda ja kogu see Jumala olemuse küsimus, et miks Jumal laseb sellistel asjadel juhtuda. Ja paljud kipuvad hukka mõistma
neid Hiobi sõpru, kes tema juurde tulevad, kui ta haige on ja hädas on ja talle etteheiteid teevad, aga lihtsalt vahe on ju selles, et meie lugejana teame, mis alguses juhtus, kui Jumala lapsed läksid Jumala ette ja saatan tuli sinna ja saatan ütles Jumala, et aga miks sa hoiad Hiobit, vaata, mis sa oled aia tema ümber ehitanud ja mida siis Jumal saatanale ütles. Meie teame seda, aga Hiob ja tema sõbrad ei tea seda. See on 2 erinevat vaatepunkti, hästi oluline on teada ja mitte hukka mõista neid, keda meile tundub, et kellelgi läheb elus halvasti, ta on patune. Nagu nii on, aga me ei tea, mis on enne toimunud. Ja minu meelest Hiobi raamat nagu kõige rohkem õpetab meid mitte hukka mõistma neid, keda me ei mõista ja kelle elust me aru ei saa. Ja Hiobi raamatut peetakse tegelikult kõige vanemaks üleskirjutuseks ja mitmed teoloogid on seisukohal, et selle on kirja pannud Mooses. Ja miks ta on üks vanemaid? Sellepärast, et seal ei ole ühtegi viidet käsuõpetusele. See tähendab, et see peab olema vähemalt varasem kui 2. Moosese raamat. Et see on selline väga, väga huvitav teema, et millal Hiob on kirjutatud. Ja kui koguduse juhatus mind kunagi hiljem lubab veel pulti, siis ma räägin sellest, kuidas Jumala sõna rakendada praktiliselt, sest seal on praktiline väärtus. Aga tänase loo lõpetuseks ma küsin, et kui sa oled piibli 1, 10 või 100 korda läbi lugenud, kas sa saad kõigest aru? Ei saa. Kindlasti mitte. Sest et Paulus ütleb, et poolik on see, mida me tunnetame, see on 1. Korintaste 13:9. Poolik on see, mida me tunnetame ja poolik, mida me ennustame. Näiteks lihtsad asjad. Loomislugu, aga kui vana on maakera? Ühed ütlevad 6000 aastat, teised ütlevad 4,6 miljardit aastat. Kui vana on universum? Ühed ütlevad 6000 aastat, teised ütlevad 13,8 miljardit aastat. Ja mõlema poolt ja vastu on väga tuntud kristlikud teoloogid. Aga samal ajal, kui küsida, mis tähtsus sellel on sinu hinge olukorra seisukohalt, kui vana maakera on, siis mitte mingit tähtsust. Sa võid oma naabrimehega vaielda selle üle, kui vana maakera on, aga kui tuleb Jeesus, siis ei toimu eksamit, aga kui vana oli maakera. Ja kui sa ütled valesti, siis ja muidugi ma ei tea, kas see on nüüd päris õige õpetus, et Peetrus on seal taeva väravas ja teeb seal mingit testi nendele, kes tulevad. Ma ei ole pühakirjas sellist kohta leidnud. Või näiteks, millal tuleb maailma lõpp? Küll neid maailma lõppusid on olnud palju. Üks kõige olulisem maailma lõpp pidi tulema aastal 1666, kui oli Londoni suur põlemine, oli katk Inglismaal ja kõik ennustasid, nüüd tuleb maailma lõpp. Ja nagu ma olen korra siin juba maininud või 2, siis noor matemaatik Isaac Newton sel ajal arvutas välja, et maailma lõpp ei tule tõenäoliselt enne aastat 2060. Mis pärast seda juhtub, ma ei tea, aga enne seda ei tule. Ta vaatas siis piibli prohvetite seisukohalt, et mida nad siis võivad ennustada. Nii et kui ajalehes on hiljuti oli üks artikkel, et Newton ennustas, et maailma lõpp tuleb aastal 2060. Ei, ta ei ennustanud seda. Ta ütles, et maailma lõpp ei tule enne aastat 2060 piibli profeteeringute seisukohalt. Sellel, millal maailma lõpp tuleb, ei ole sinu hinge õnnistuse seisukohalt mitte mingit tähtsust. Tuleb, siis tuleb. See oli see vahva etendus Viljandis, kuidas 100-aastane hüppas aknast välja ja lasi sealt jalga. Tema põhiline lause kõikidel juhtudel, mis tema elus toimus, halba või head, ta ütles, on, mis on ja tuleb, mis tuleb. See on väga mõistlik mõte. Et me ei pea muretsema selle üle, millal tuleb maailma lõpp, kusjuures see, ütleme, kliima soojenemise paanika on viinud nii kaugele, et meie lapsed ja teismelised ei julge mõnikord enam hommikul üles tõusta, et äkki nüüd täna tulebki. Gümnaasiumi õpilased ütlevad, et nad ei julge abielluda ja lapsi saada, sellepärast, et tuleb suur pauk, maakera kaob ära, see soojeneb kõik ja meie lapsed ei saagi elada siin. Ühesõnaga, me ei tohi paanikat tekitada.
on, mis on ja tuleb, mis tuleb. Hästi palju arutletakse igasuguste selliste piibli nii-öelda müsteeriumide üle. Kui 1. Moosese 6. peatükis räägitakse jumalate poegadest, kes võtsid naiseks inimeste tütreid ja siis sündisid hiiglased. Kes need hiiglased olid? Kes need jumalate pojad olid? Väga palju erinevaid teooriaid. Ja piibli põhjal on võimalik väga mitut moodi seda seletada, kes nad olid. Ja mina olen neid paljusid seletusi lugenud ja okei. Ühed seletavad ühtemoodi, teised seletavad teistmoodi. Minu tänase usu seisukohalt ei ole sellel mitte mingit tähtsust. Või näiteks hästi põnev teema. 2. kuningate raamatus, 2. peatükis tulevad tulised vankrid ja tulised hobused taevast ja viivad prohvet Eelia taevasse. Kes nad on? Igor Volkel, hiljuti meie hulgast lahkunud, oli oma teooria, kes on. Paljudel piibliuurijatel on oma teooria. See on tore, kui meil on need teooriad. On sellel mingit tähtsust? Põnev on küll teada, mis need on, aga tegelikult ei ole sellel mitte mingit tähtsust. Või Hesekieli raamatu algus, et kui sa seda loed, jah, tulevad väga erinevad mõtted pähe. Mis masin see siis oli? Seal on üks masin. Masinal on jalad. Jalgadel on vasikasõrad, käed, tiivad, masinal on rattad ja see masin pritsib tuld välja. Ja Hesekiel näeb seda nii-öelda nägemuses. Mis masin see on? Tore oleks teada. Aga kui ei tea, mis juhtub? Teate, kõik on hästi, kui sa ei tea, mis siis juhtub. Pühakiri ütleb meile niiviisi. Rooma 10.9. Selle salmi peale peaks siis mõtlema, kui sa ei saa mõnest sellisest asjast aru, mille üle hästi palju vaieldakse, mis tegelikult võib olla põnev, kõdistab kuidagi moodi seda aju sulle, et hästi hea oleks, kui ma seda teaksin, siis oleks kõik korras. Rooma 10.9 ütleb, sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on tema surnust üles äratanud, siis sa saad õndsaks. Ei ole öeldud, et kui sa tead, kes Hesekieli raamatus oli see sõra sarnaste labajalgadega masin, et siis sa saad õndsaks. Ei, sellel ei ole mitte mingit tähtsust. Nii et nagu need Ameerika inglased ütlevad, et esimesed asjad esimestena. Kõige tähtsamad asjad teed endale selgeks ja teised asjad, kui kunagi saad teada, on hea, kui ei saa teada, ei juhtu mitte midagi. Et seda palju siis selleks korraks. Tänan tähelepanu eest.